Nii, tere vaataja, kuulaja. Tahan ka täna sellest rääkida valgusteadlikkuse inspiratsioonikaarditest, mis omal ajal sai loodud leevendamaks siis hingelist seisundit raskel ajaperioodil 2021 aasta lõpus. Kes mäletab, see teab, mis ajaperiood seal oli. Ja teiseks on need kaardid ka selle esindajad, milleks on võib-olla sellised sõnumikaardid. Ma tean, mul kunagi aastaid tagasi oli Louise Hay sõnumikaardite kalender, kus iga päev võtsid ühe sõnumi, igal päeval uue sõnumi, igal järgmisel päeval uue sõnumi. Kaardid ei aegu, aga kalender küll aegub. Ja kõik on muutumises. Elu meie ümber muutub, inimene muutub, energiad on meie ümber muutunud ja seda on muutunud juba ammu. Me oleme jõudnud ajaperioodi, kus järgmisel aastal toimub globaalne tõstmine energiates, mis on olnud ka 2016, 2021, nüüd 2026 uuesti. Ja see on üks oluline tõstmine, kus need, kes on valmis, need liiguvad kaasa selle tõstmisega, need, kes ei ole valmis, need jäävad, nagu öeldakse, rongist maha. Kuidas see toimub? Eks me näeme. Kõik halb, negatiivne, madal hävineb maailmast ja see võib tekitada frustratsiooni selles maailmas, inimestes. Ja seetõttu on vajalik eriti hinges hoida rahu, armastust, tasakaalu, heaolu ja teadlikkust ja toita enda hinge, sest ükski mateeria, ükski raha ei aita sind sellel üleminekuperioodil, vaid ikkagi armastus. Hirm on see, mis viib sind kaosesse. Armastuse tunne, tingimusteta armastuse teadlikkus on see, mis aitab sul üle elada, mis iganes perioode maailmas tulemas ei ole. Muutused tulevad, muutused juba toimuvad. Kes tunneb, see tunneb. Kes midagi ei tunne, see on ka okei. Nii et imelist kulgemist sul ja teil jumala armastust kirkavad valgusteadlikkuse inspiratsioonikaardid.